Uus kodu on iga inimese, iga perekonna jaoks suur sündmus ja tavaliselt kaasneb selle uue kodu hankimisega või uue kodu saamisega ka oma lugu. Siin minu selja taga on üks vägagi uus kodu ja meil on hea võimalus astuda sisse ja rääkida perenaisega paar sõna juttu. Kuidas teie koju see uus maja jõudis? Toredate juhuste läbi. Ma otsisin maja ehitajat endale ja maja plaani. Plaan oli olemas. Ja siis, kuna me ehitasime siin kõrval just pisikest väikest aiamaja, siis tulid mehed lauakoormaga, kes tõid meile siis vajalikku materjali. Ja nendega tuli pärast väike jutuajamine ja siis ma rääkisin, et mul tegelikult plaanis veel maja ehitada siia. Ja siis need mehed ütlesid, et väga hea, me oleme just õiged mehed. Meil on teile valmis maja pakkuda. Et maja valmis päris kiiresti, et mul nagu sellega väga vedas. Maja sai valmis ja toodi siia enne jõule. Talv on siin nüüd üle elatud ja peaks ütlema küll, et põrandad on soojad, kuskilt läbi ei puhu ja oleme ka vaadanud, et kui siin uksed kinni panna ja kui õhk ei liigu, et siis tegelikult ta hoiab ka täiesti iseseisvalt päris hästi sooja. Marus, me kuulsime nüüd maja perenaise käest väga palju ilusaid sõnu selle maja kohta, aga sa oled maja tootja, maja ehitaja. Ole ja natukene täpsemalt ka, mida see maja endast kujutab? Ja, see on siis meie üks laotootena olev moodulmaja, mida me siis klientidele pakume sisuliselt 3 erinevas variatsioonis. On võimalik tellida kas siis elementidena näiteks kohale, kus siis tulevadki need meie siis ristkiht puitpaneelist toodetud seinaelemendid koos siis laepaneelidega ja inimene saab selle ise endale siis kokku panna. Siis teine versioon on tellida seda siis musta karbina, ehk siis tulevad täpselt samamoodi need elemendid, aga tulevad juba moodulina kokku pandud. Ehk siis moodul sisaldab ka avatäiteid, et anda tellijale siis võimalus seda maja jälle oma käega nii-öelda kokku panna vajadusel, et saab natukene odavamalt seda ja saab kujundada ja panna kokku vastavalt siis oma võimalustele. Ja viimane versioon on siis juba muidugi, nagu siin on klient tellinud siis täislahendusena, ehk siis see maja toodetaksegi täislahendusena tehases valmis, pannakse sealt 2 moodulit siis auto peale, tuuakse kohale ja tõstetakse paika. Kui tuleb kohale täis pakett maksimumlahendusena, kas siis kõik viimistus on ka tehtud? Ja, kogu viimistus on tehtud sellisel juhul ja klient saab ka ise valida veel, milkest siseviimistust ta tahab. Et nii värvi näol siis laudisega kui ka tegelikult materjali näol, et kui tahta saab ka mõne dekoratiivsema laua, näiteks mingi põletatud puidust või termopuidust laua sinna sisse tellida. Ja lühikene kokkuvõtte asjale. Woonsource'i majadest me oleme rääkinud juba nüüd 3 korral. Esimesed 2 lugu olid kõigepealt maja tootmine ja siis väikemajad. Kui tunnete asja vastu huvi, siis järelvaatus on alati olemas, aga võtaksin Marguse jutust nüüd ühe väikese terakese välja. Nimelt ta ütles, et nendel on laos üks taoline maja olemas, ootab uut peremeest, nii et mõelge natuke, pange käsi peale, jaanipäevaks uus kodu olemas, nii nagu sellel pererahval siin jõuluks.